Tervist! Täna ma tahaks rääkida sellest teile, et kuidas visata otse. Kõik küsivad minult, et kuidas visata otse ja niimoodi, et lõpus üldse ei feidiks, ketas kuhugi ei ajuks. Vaadake, siin tabelis on otseketaste seas Bass ja Bass SS. Need on kaks ketast, mida mina soovitan teile lisaks putteritele, aga putteriga ei viska nii kaugele, seetõttu just needsamad keskmaad. Bassi ma näitan teile, kuidas ma viskan siin Z-plastikus. See on niisugune tugev jäikplastik nagu Champion 400 plastik Prodigy'l. Või siis mulle endale meeldib, otse minu enda kotist on Bass SS Flex plastikus, mis on pehmem, mis on mõnusama gripiga ja Bass SS on tegelikult õige vähe alastabiilsem kui tavaline bass. Ja ma võrdleks seda, et Bass SS on nagu M3, Prodigy'ga on see võrdlus, ja Bass on nagu M2, need protod, mis mulle väga meeldisid, ütleme nagu sissemängitud proto on Bass. Ja nüüd siin ma näitangi teile Disclandi, meil on siin vaikselt juba need kanalid siin tekkimas ja siin on üks siuke sirge rada, kus mõlemal pool on OB, kus tuleb tõesti teha sirge vise ja siit läheb see Bass SS teele, mõnusalt hoiab kerget üleminekut, aga tegelikult on hästi sirge ja lõpus läks vastu oksa, mis tekitas väikse feidi. Aga nagu pärast me näeme, ta on täpselt seal, üli ja sirge vise. Bassiga, ta on natuke ülestabiilsem ja ei lenda nii hästi minu käes. Minu visketugevusel on just see Bass SS mõnusam. Aga nagu te näete, kui me läheme, siis mõlemad täidavad oma eesmärki. Kui on selline ala, kus on ühel pool on OB kraav ja teisel pool metsaääri mööda jooksevad OB dokid, siis see on see, kus sa tahad jääda keskele ja kus driver tihti, isegi kui ta on enamus ajast otse, siis lõpus hakkab feidima ja tavaliselt skipib, siis siin te näete, et Bass on natuke lühema lennu teinud ilusti keskel ja Bass SS on täpselt OB dokide sisemisel alal, nii et see on siis õppetund, et kui tahate otse viset ja tahate olla stabiilne, võtke kas Bass või Bass SS, oleneb kui tugeva viskega te olete ja see asi töötab teie jaoks. Seniks aga goodbye!